Tead, Kristjan, ma tahaks teatrisse minna. Ma ei ole nii ammu ühte sellist klassikalist tragöödiat näinud. Shakespeare. No, sa tahaksid osaleda? Tahaks natuke küll, jah, aga pole teatrikoolis käinud. Ja, aga Indrek, näed sa, mis sa siin räägid? Hamlet ja Krutski ühe vaheojaga. Sa juba osaled, sa oled kirjas. Kuule, aga lähme siis sisse, teatrisse. Olla või mitte olla? No ma parandan plakati ära ka. No ongi ühe Krutskiga. Lähme sisse. Teie olete ju klounid. Kas ei ole häbi, et olete nii tõsise tükki nagu Hamlet võtnud lörtsida? Või, kus sa võtad, me lörtsime? See on väga naljakas tragöödia. See on tõesti naljakas. Inimesed ju surevad, seal on tragöödia, armastus, kõik sellised asjad. See ei ole ju naljakas. Aga ei, kuule, aga mis armastus on ju väga, see peab olema ikka... Kui sa armastust kõrvalt vaatad, see on ikka päris naljakas. Inimene on täitsa pea kaotanud. Elab mingisugusest lainest, pikkusest, mida üldse keegi tavaline inimene ei taba. Ja eks see surmgi ole elu loomulik osa, eks ole. Muidugi mitte kellegi teise käe läbi, ta ei ole loomulik, aga seal see on varem või hiljem. Seal vaata, kuninganna ütleb ju kuldselt seda... Sa näitasid näpuga minu peale! Ei, ma näitasin nagu niimoodi, et nagu tähtis värk on, et maise päri pikka igavik. Noh, see on nii ehk nii lõpeb iga ühega kunagi ükskord. Tegelikult kõige paremaid tragöödiaid peabki mängima niimoodi, et oleks hästi naljakas. Siis, kui Hamletit mängib, ta hakkab vahepeal nutma ka, sest ta ikka elab läbi. Kui Hamletit süüdistatakse, et ta koksab Poloniuse maha, siis hakkab Hamlet... Aga sa koksadki ju! No, aga siis ta veel ei tea, see on alles etenduse algus. No, selge. Te rääkisite praegu etenduse lõppu ka ära nüüd nendele kõigil, kes ei ole veel näinud. Ei, noh, eks see lugu on ju tegelikult juba päris vana. Ma arvan, neid, kes teavad, mis seal toimub, on ikkagi juba üsna palju. Ei, aga ma arvan, see lugu on ikkagi üle 400 aasta vana. Mõned on juba ära unustanud. Ja, meil on slogan on ka Shakespeare'i kohta. See käib inglise keeles. Saad sa inglise keelest aru? No, püüan aru saada. Dead for 400 years, but still fresh. Jah, 400 aastat kutu, ikka värske. Ja nüüd tuleb Hamlet. Tulebki Hamlet. Hamlet tuuleb. Pole valmis. Näed, olla või mitte olla, see on küsimus. Yes! Mis te arvate, kui nüüd William Shakespeare satuks siia saali, siis kas ta naeraks ennast surnuks või keeraks seal samas hauas ringi? Ta naeraks meiega koos. Tead, mida William ütleks? Ta ütleks, oh yeah. Ja, ta ütleks seda sellepärast, et tead sa mis, kui nüüd mõelda selle peale, et kuidas kunagi mängiti, eks ole ju. Mängiti ju niiviisi, et rahvas tuli kohale, pikk etendus, ma ei tea, kui pikad need etendused oli. Ikka 5-6 tundi, sellepärast, et vahepeal nad sõid ka, nendel olid söögid kaasas ju. Ja siis, ütleme, joogid kaasas. Ettevalmistustase oli ka natukene teine, ehk sa pidid, et näitleja läks lavale, ta pidi täie rauaga otse publikule rääkima seda lugu, mitte 4. seinaga, nagu meil nüüd tänapäeval on. Kõik teevad nii, 4. seina ja teevad nii, et seal nagu oleks keegi ja me tunnetame, et ta on seal, aga ma ei tee neist välja. Aga nemad kogu aeg ainult publikule mängisid, sest kui publikut ei kõnetataks, siis publik oleks ära läinud, ta oleks oma selle suitsus ja kintsu kaasa võtnud ja läinud oma õllega mujale, mätta peale. Aga ta tuli sinna sellepärast, et seal oli väga huvitav, seal sai nalja ja miks sai nalja, sellepärast, et kõiki naisi mängisid mehed. Eks ju? Ja sina olegi Ophelia. Nii, ja ma parem kuula, mis Issi räägib nüüd. Mis sa nüüd tegid? Mis on nüüd? Mis ma võtsin ära nüüd? Tõmbasid mult ära! Ma olen paljas! Kus sa paljas oled? Oled küll, võtsid ära! Ophelia, pane neid sinna! Kuule, jäta järele nüüd! Kui sa panid selle koha peale, panid endale need. Need on Poloniuse silmad! Sina oled Ophelia! Need olid mul rinnahoidja! Kuule, mida sa seletad nüüd? No vanasti, kui inimesed tulid etendust vaatama, nad võtsid kaasa aedvilju, nad võtsid kaasa kapsaid ja organdeid ja kui meeldis etendus või ei meeldid, siis nad heitsid neid ka näitlejatele. Kas teile võib ka etendusele tuua andamit?
Anda mitte. Just jaa, muidugi. Just, see on väga hea mõte, sest niimoodi see tegelikult peakski käima, sest kujutad ette, mina ei ole näinud ühtegi etendust, kus pärast etendust ei plaksutataks. Ja kõik on väga viisakad alati, kõik on harjunud, et vaata tulin teatrisse, siis plaksutan, vähe sellest maksan raha ka veel selle eest, on ju. Tulen ja vaatan. Ja selle sa maksadki, et saaks plaksutada. Ja isegi kui ei meeldi, ikka plaksutad. Ja üldjuhul ega Eesti inimene on viisakas, ta ei lähe minema ka poole pealt. Ja, aga kui ikkagi on jama, siis sa pead ütlema, et on jama. Ja kui nad ei kuule seal lava peal, et see on jama, siis viska tomatiga. Rait Avastik ütles, et peaks olema teatripolitsei. Et kes tuleb ja ütleb, et siukest asja ei maksa mängida. Ole vaja! Tuli ära! Väga hea! Uus ja parem ootama sees. Eks ju, otse taevasse või kuskile sinna kanti. Bravo! No, tulete vaatama või tulete või? Millal Piip ja Tuut inimesed teie Hamletit jälle näha saavad nüüd augustikuus? Oi, meil on augustis vähemalt 10 etendust, ma ei kõike peast ei oska lugeda. 10 etendust ja kõige paremini saab teada meie kodulehekülje pealt. Piip, mäletad sa, millal etendused on? Üldse ei mäleta. Mäletate, mis see koduleht on? Piip ja Tuut.ee on. Ja, see on väga hea. Piletilevist saab pileteid, no see on nagu kindel värk, et sealt saab. Aga kui vanad ja noored võivad tulla? Alates 10. eluaastast tere tulemast. No ja kindlasti isi emmega koos. Ja, meile meeldiks ka. Ja vanaisad, vanaemad ja onud, tädid. Ja suguvõsa kokkutuleku võib ka meile etendusel teha. Ja, vabalt. Ja. Võid kutsuda oma, näiteks, kui sa juba, oled ikka juba nagu suur inimene, et siis võid teha sünnipäeva ka siin. Aga kui alla 10-aastased tulevad, siis ei ole hea, sest et mina vahepeal mängin Ofeeliat. Sa oled alasti. Ma olen täitsa palju. Ja, just sellepärast ongi nagu. Ja ütleme, see nagu sa ise ütlesid alguses, et nii tõsine värk on ka seal, on ju. Ja see, mis ikkagi juhtub ja tegelikult, kui mõelda, mis juhtub nagu Hamleti ema ja uue kuninga vahel, kes tegelikult on Hamleti onu, no ma ei taha mõeldagi. Muuseas, ükskord sattus meile etendusele üks 5-aastane tüdruk ja tema vaatas väga tõsiselt seda etendust ja siis selle koha peal, kui otsustab Hamlet nüüd kätte maksta siiski oma isa tapjale ja siis see tüdruk tõusis püsti, ei tohi tappa. Ja midagi ei olnud teha, me pidimegi selle koha peal selle kättemaksu pooleli jätma. Claudius jäi sellel hetkel jäi veel ellu. No selge, kohtume teatris. Kohtumiseni teatris. See on väga hea mõte. Tere tulemast. Mis sul nüüd tuli meelde? Mul tuli meelde, kas sa tead, Piip, Hamletil oli hüüdnimi ka. Oli või? Jaa, siis kui Hamletit kutsuti Omlet. Mis on selle? Jaa, alati kui Hamlet tuli oma sõprad juurde, sõprad juba kaugel, et Omlet tuleb. Nii vist oli, jah. Küllap, see on puhas tõde. Originaal skriptis. Ja, kindlasti ja. See oli see remark kõrvale.